Kuulsin, et sa pidid olema närvis sellepärast, et ei tea, mida küsitakse. Ei, ma ei olnud sellepärast, et ma ei tea, mida ma vastan. Mulle meeldib ennast niimoodi vaadata ja kuulata ja... Teeme siis nii, et sina seda episoodi kuula. Ei, seda ma ei karda, mis küsitakse. On täitsa põnev, mida inimesed nagu mõtlevad või mida nad tahavad teada. Mida on minust tahate teada? Okei. Kusjuures. Nii, vaata, ma pean ütlema, et salvestame. Aga kusjuures, kui ma ütlesin paarile inimesele, et sina tuled mulle külaliseks, siis nad küsisid, et kas sa panid sellega üles, et rahvas saab küsida. Ja ma ütlesin, et ei pannud, et nüüd enam ei ole aega ka. Nii et seda, mida rahvas tahab teada, me ei saagi teada, aga ma proovin siis ise selle osa täna ära katta. Tegelikult ma täitsa olin põnevil. No võt, aga see tähendab, et siin on ainest siis teiseks episoodiks. Nii. Aga sissejuhatuseks tere tulemast taas kuulama ja vaatama Häädemeeste Seltsimaja podcasti Hääd inimesed. Ja nagu ikka on mul külla tulnud üks hääinimene, keda siin publikum on kindlasti meie majas juba korduvalt näinud ja kuulnud. Aga täna siis hoopis teises rollis. Tervist. Tere, Marju Aasma. Tervist. Nii, sina, ma tean, et oled meie podcasti kuulanud ilusti tublisti. Kõik korrad. Ja sa tead, kuidas ma alati podcasti alustan, aga mitte seekord. Vaid seekord me läheme niimoodi hoopis, et meil on klaarida üks vana võlg ühest eelmisest episoodist ja Marju, sinult ma küsingi, et milline laps Jaak oli? Nii koguni. Jah, ma mõtlesingi selle peale tookord ka, kui ma vaatasin seda podcasti, et milline laps see Jaak oli. Tegelikult Jaak oli üks hea laps. Ta on siiani hea laps. Ta oli selline uudishimulik hästi. Mul teeb see meelde kohe, et ta õppis varakult lugema 4-aastaselt, väga soravalt, aga raamatut ma ei mäleta. Ja ta õppis lugema sellepärast hästi, et tema ristiema oli Eha Joonsaar, minu eesti keele õpetaja. Eha hoidis teda ikka aeg-ajalt ja Eha luges talle ühest raamatust pika ilusa peatüki ette. Jälle luges ja siis Jaak võttis selle raamatu kätte ja ta luges selle otsast lõpuni ilusti läbi. Isegi kui see oli tal tagurpidi käes, ta luges ikkagi selle täpselt ära, sest tal oli see tekst peas. Ja kui me siis lõpuks avastasime, et pagan poissi ei oskagi päris hästi tegelikult lugeda, aga ikkagi oli tore. Lugema õppis ta siiski ka üsna vara. Ja ta oli siuke rahulik poiss minu meelest, jah. Nagu ikka, koorustükke tegi ka ja siuke südamlik ja hea. Nii, aga läheme siis sinuga edasi. Milline laps sa ise olid? Mina olin iseseisev laps, sest ma olin ju pikka aega ainuke, üksinda. Ja ma hakkan ennast mäletama vist ka kuskilt suht vara, suke 4 või 3 ka. Ja seiklesin tõesti üksinda mööda ilma ringi või mööda metsi kraave, kui me elasime seal Pärnil ehk Vändra kandis. Jah, võib-olla jõuame sinna. Aga kui siis me olime ka Soometsas, ma olen ju siit pärit. No ja sa oleks pidanud algusest alustama, siis ma olekski alustanud sellest, et kus ma olen sündinud. Ja siis mul oli palju neid tädipoegi ja onupoegi tütred, siis me olime koos mängisime. Aga üksinda ma olin jah, hästi iseseisev. Ja mu ema töötas laudas, ma mäletan seda, et ma sain 5-aastase, siis ma olin 5, sain jalgratta ja meil olid abirattad ja siis ma sõitsin laudas seal, nagu lehmad on ju, see tagumikud vastamisi, see tee, mis seal keskel on, sõitsin sellega, aga libe oli ikkagi, siis ma kukkusin lehma alla ja lehm astus mulle näpu peale ja näpuluu läks katki ja siis me läksime Vändrasse haiglasse ja arst siis võttis ühe sukse jäätise pulga moodi asja ja noa. Ta tahtis tegelikult seda mulle lahas teha ja siis ma hakkasin karjuma, sest ma mõtlesin, et ta võtab mu haige näpu ära. See on selline mälestus mul 5. aastast. Aga ja üleüldse seal lauda ümber, seal ma siis kogu aeg elasin ja olingi mööda kraave. Kaasas oli mul tore väike näpukott, ema mingi vana või ära visatud daamikott, aga see oli mul otsast otsani igasuguseid plaastreid ja süstlaid ja
nõelu ja asju täis ja siis ma süstisin konnadele vett sisse, sest Oh my God. süstlad olid ju. Oi, Ühesõnaga, ma olin iseseisev ja tragi ja tubli laps. Vot. okei, no esiteks saatejuhi poolt siis vabandused, et mina mõtlesin, et teeks täna kuidagi teistmoodi, vaata, et oleme juba siin 18 episoodi alustanud niimoodi, et räägi oma lugu, aga kusjuures mina nagu mingil hetkel kuulsin, et sa oled sealt kuskilt Soometsa kandist pärit ja ma olin väga üllatunud, et vau, et täiesti üllatav mingil põhjusel, ma ei tea miks, aga nüüd, kui sa ütlesid, et Vändrast veel, et sa seal elasid hoopis lapsena, siis võib-olla läheme ikkagi sinna tagasi juurte juurde, et Marju, räägi meile oma lugu. Mis seal enne ja pärast neid konnade süstimist juhtus siis? Eks ma ikka sündisin tegelikult ju, ütleme Pärnus ja elama läksime esimesed elukuud või elukuu, ma olin hoopis Lepakülas, sest emal oli seal elamine. Aga ju siis noored ei saanud ise äkki hakkama ja siis tulid ära Soometsa, kus on siis minu isa talu ja vanaisa vanaema elasid. Ja seal siis kuni aastani, peaaegu aastani, ja võt siis noored läksid Vändra külje alla sinna alustesse, said elamise ja seal ma siis kasvasingi esimesed 8 aastat tegelikult. Käisin ka 1 või 2 päeva lasteaias, mulle ei meeldinud seal, see oli nii jube, poisid kiusasid mind. Pärast ma hakkasin mõtlema, nad tegelikult ajasid mind mööda hoovi taga. Ma see lasin, et vastu hakata, ma muudkui jooksin, ma ei jõudnud enam joosta. Miks nad mind tagasid, ma ei tea, sest ega nad pahad ei olnud. No ju sa ikka meeldisid neile, jah. Aga lasteaias ma paar päeva vist ainult või natuke, ma ei tea. Aga kooli läksin Pärnjõe 8-klassiline kooli, 1. klassi ja teise klassi lõpetasin ka seal ära, siis me kolisime tagasi Häädemistele. Keskkooli kõrvale, seal oli üks väike tore maja, praegu on ainult aed ja kuur ja seal elas mu tädi. Ja me läksime tema juurde siis. Ja see oli ju tegelikult väike vana maja ja seal oli 2 väikest tuba. Ära mahtusid kõik vanasti. Oota, kas see on see, kus minu onu Jaan elas pärast? Jah, just. Võt. Ja kas sa olid ka siis see, kes kõige viimasena kooli jõudis või? Üldiselt küll vist jah, kuigi tegelikult ei, mul on ka olnud see, mul siiamaani on komme, et ma pean ikka alati varakult kohal olema. Jaagul on ka see hea komme. Pool tundi alati igal pool varakult, bussijaama ka, kuigi siit on väga hea minna kodust. Aga see oli see hea, et me saime vaheajal vahest jälle koju tulla korra ja siis, kui me ei viitsinud ka mõnes tunnis olla, siis me jälle pinginaaber Katiga mõtlesime jälle midagi välja. Näiteks Sõrmuse Peeter oli meil õpetaja oli. Siis me alati mõtlesime, et me peame minema emale küülikuid sealt kuskilt tooma. Nii hästi meelest, kus kohast, mis küülikuid, miks. Jah, minge siis ära, kui oli vaja, siis vaja. Siis pugesime jälle aiaaugust sisse ja nii tore oli kodus olla. Mis me seal tegime, ma ei tea, miks meil oli vaja poppi visata. Aga hea oli jah. Niimoodi koju joosta üle väikese Mõrulapi kooli ja koju. Oota, kas sa tahad öelda, et sina ja Kati olite siis popi tegijad? See kõlab nii nagu uskumatult sellel ajal. No Kati kohta küll. Aga mõned suksed väikesed ära jooksmised jah, aga eriti mitte. Kati oli muidugi korralik õpilane. Et kus selline julgus sellisel ajal? Ei tea, oli vaja järsku millegi pärast. Kas oli mingi, ma ei usu teleka saade, selle ajal ei olnud ju niimoodi. Aga millegi pärast meil oli vaja see küülikute toomine ja küülikud me ütlesime veel. Võt see on mul meeles. Jah, see oli vaja. Aga seal ma elasin, ma arvan, et miski 4. klassini, 5. Siis me läksin Soometsa tagasi. Sai ema sinna korteri ja siis ma elasingi Soometsas. Kuni ma kooli lõpetasin. Kooli lõpetasin ju tegelikult, ma läksin 15 aastat või peale 8. klassi või nagu nüüd üks peale põhikooli, 15 aastat Tartu meditsiinikooli. Seda, et ma õeks saan ja tahan saada, ma teadsin 5. klassist raudselt. Ma kindlalt. Sind kuulates nüüd juba selle esimese mõne minuti põhjal, ma mõtlen, et äkki ikkagi juba sealt lautade juurest, kus sa neid süstlakesi kandsid. Jah, tuleb nii välja vist. Aga jah, ja siis mul oli 8. klassis, ma tean, mul oli seal toanurgas suke väikene haigla, nukud olid kõik kinni seotud, kellel mis viga, see oli sukene väike haige tuba ja siis mul tulid vahest klassivennad külla
Madist enam ei ole, ja Luige Raivo. Need olid ühed ääretult armsad klassivennad ja head sõbrad, Raivo siiani. Ja siis ma unustasin ükskord selle haiglapalati nagu ära peita või kinni panna või tegelikult mul oli natuke piinlik, aga ma sain aru, et poisid ei naernud selle peale, nad ei rääkinud, mida nad Marju juures nägid, et Marju mängib nukkudega. Et jah, see tunne või see haigla ja värk oli mul ikka tõesti varakult. Ma mõtlengi korraks seda, et milline paralleeluniversum see on, et ühest küljest 15-aastaselt sa läksid meditsiini õppima. Et täna, kui mõelda 15-aastastele noortele, see on täiesti mõeldamatu mingi selline karjäärivalik sellises vanuses, aga teisest küljest sa alles mängisid nukkudega. Ja, just. Ja ma läksin nagu üksi, ütlesin emale, et nüüd ma lähen Tartusse, ma lähen viin dokumendid sisse. Mis tal ikka öelda oli, jah, bussiga läksin, bussiga tulin, ei olnud nii, et oli lapsekene, et vaatame, kuidas nüüd auto saab ja mis, kus. Ega need bussid ka nii väga hästi ei sõitnud ja koolis käisin samuti, ma tulin tavaliselt ära kas siis reede õhtul ja läksin vahest esmaspäeva hommikul varakult siit kõige esimese bussiga Asujale ootasin tee ääres ehku peale, ehk see Tartu buss on nii tühi, aga siis võeti ka seisma. Talvel ka seisin seal oma suured moonakotid ja sain bussi peale Tõitu ajalt ja Tõitu, issand, ja nii ma läksin, käisin. Oota, aga räägi mulle seda, kuidas info selle ajal liikus, et kuidas see 15-aastane Marju üldse teadis, et Tartus on see koht, kus sa olema pead, kus sa saad õppida meditsiini? Ajalehes oli kuulutus, selle ma lõikasin välja ja selle panin seina peale ja seina peal oli mul pilt, miks ma tahtsin ka medõeks saada, oli õdedest, neil olid jube lahedad mütsid ju vanasti peas, valged, sellised tärgeldatud, seda siin natuke siit all tõmmatud ja siis see klaasist süstal, igal pool näidati õdedest pilti, et see süstla pilt niimoodi ja siis see rohi tuli natuke nõksti sealt välja. No see oli lihtsalt nii ilus ja need kitlid seljas ja võt see pilt oli ka seina peal ja ma teadsin, et ma pean saama õeks, mitte arstiks, mitte midagi muud, vaid õeks. Ja siiani ei ole haiglas õde. Enne kui Tartusse läheme, mis sa veel Häädemestelt oma sellest nooruspõlvest selliseid eredamaid hetki välja tooksid või Häädemeste elust, et minu meelest on hästi huvitav kuulata sellisest lähiajaloo eluolust, et isegi kui me vaatame mingeid 90-ndate fotosid või neid videosid, vaata, mis ma ka postitasin hiljuti, et siis mõtled ja näed neid tuttavaid kohti, mõtled, et issand, ei ole võimalik. No jah. Lapsena oli, tegelikult oli Alevis hästi palju meid, poisid, tüdrukud koos, me mängisime sõda. Minu nimi oli reservlipnik Marjusia. Ja Pajuvele Ahto, siis Erenurme Toivo, kõik me need olid vanemad poisid, ilusad suured poisid. Ja siis me mängisime kõik niimoodi kuskil, mingid mängud, mingid organiseerimised ja asjad olid sellised, aga sellised head, ma ei tea, ma ei mäleta, et keegi suitsu kimunud kuskil, kindlasti nad tegid seda. Aga no mina ei teinud, siis ma olin väiksem. Ja muidugi talvel see Suhkrumäe peal, see tohutu kambaga, siis need katkised ninadluud ja sest puud olid ju tohutult, oli puid tookord seal siis sel ajal. Need talvised mängud ja muidugi need kauplused ja poed ja ega ma laste ujumised, seda ma olen ükskord mõtlesin, ma ei teadnud meelde, oli Lagrikas ja oli mis seal nüüd Undikai ja nende maja taga selle ujumise kohta nimi ei tule meelde, aga jah, siin Veski juures oli nii öeldud Lagrikas või Lagrekas või miks ta nii oli või kuidas öeldi, aga koolimaas olid laagrid, spordiõigused laagrid ja sinna oli tehtud nagu korraliku ujumise koht, kus siis lapsed käisid, need õpilased kogu aeg, see oli nende koht, siis me ootasime, kui kohustuslik korras olid ära käidud, siis saime meie hüppama minna sinna, see oli natuke sügavam. Seal me ujumas käisime kogu aeg, tohutult oli jões ujumised, lapsed kogu aeg käisime. Nii põnev oli. Nüüd ei näe midagi. Sina oled ka ju kõva ujuja ka praegu. Jõkke oled hüpanud või? Jõkke ei ole hüpanud. Miks mitte? Ma ei tea, see on madal vist praegu. Aga ei ole proovinud. Ikka meres käinud, merre praegu ei saa, jääs. Ja karjääri tegemine on meil ka praegu pooleli, sest et hooldustiim on haige. Nii et ma ei ole 2 nädalat vähemalt jääauku saanud. Seepärast ongi äärragi saab haige juba.
oota, aga räägime sellest talisupplusest siis. Kuidas sa selle enda jaoks avastasid? Jälle üks unistus, ma pean üks kord elus ära saama proovida, mis tunne see on. Ja nii ma siis seda meie Toomast jälgisin kogu aeg ja ühed ma tal sabast kinni haarasin, et ma tahan korra proovida. Kuidas ma saan proovida, kus ma saan proovida. Ja siis esimene kord sain proovida tuisuliival. Margitil oli ka sinna basseini tehtud selline auk. Ja seal ma siis proovisin ära. Aga seal oli siis mindi kohe sauna ja see ei olnudki nagu nii põnev või ma ei tea. Ja siis edasi siis nii läkski. Toomas ütles, tule nüüd kaasa ja proovi veel korra ja siis proovi veel korra ja nüüd ongi proovi veel korra. Aga et ma merre lähen talvisel ajal, ei, see oli küll kole asi. No jälle Toomas ütleb, no tule proovi korra siis vähemalt. No nüüd on, kui saaks ainult merre minna nii kaua, kui veel saab, kui on jää peal, et siis. Kuule, aga kõik, kes on siin rannas käinud, teavad, et peab poole Kihnuni välja jalutama, et sellest korralikult kosta. Ja ka Kablis isegi on aeg-ajalt, nii et Toomas on vaadanud ka, et 130 meetrit on kõige rohkem või 140 olnud, et saad ennast, no vahest on küll tõesti, et tead, kükitame, et enam ei jõua, et Kihnu tuleb vastu. Ja siis paar minutit oled seal vees ja tuled see teine 130 tagasi, sest siis see aja juba saad ju täis tegelikult oma sukse karastamise aja. Mis see karastamise aeg siis on? No nad kõigepealt öeldakse, et 1 minut või 2 minutit, kes on keegi ütelnud, meil on ka 7 minutit vees oldud, aga see on me liigume, ma ei tea. Muidugi üle ei saa pingutada, sest pärast ei saa enam sooja. See on tükk aega võdin sees, et ei ole vaja. Isegi jääaugus me oleme seal paar minutit, et ops, nüüd aitab, lähme. Et see aitab, kas ei ole nagu suke kestvusnäitamine või nii. Ja ma saan aru, et nüüd sa ilma ei saagi, et muidu on kohe haigus kollal. Vaat ei tasu alustada võib-olla. Et see on ikka hea asi. Ma lootsin natuke rohkem, et võib-olla verevarustus paraneb, jalad ei külmeta, jalad kokku külmetanud, ilusaid villaseid sokke palju. Aga sellist viirushaigust on küll vähem, jah. Võib-olla 1 kord aastas jään ehk. Aga mis see kasu siis on sellest peale selle adrenaliini või mis see sind sinna auku ajas? No esialgu ajas põnevus, aga nüüd on jah tunnen, et ikkagi sükene tervisele on tunnen, et on parem. Jah, ikkagi on päris vastuse vist võlgu, ma ei tea miks siis. Tahan, mulle meeldib. Jah, meeldib. See on suke põnev, see on suke hea tunne. Pärast kõik kõdistab sees, hea tunne. Ma ise olen mõelnud seda, et aeg-ajalt nagu natukene kihelab kuskil kuklas, et okei, võiks ka ära proovida, aga ega soovi küll ei ole. Jah, see võiks ära proovida, tunne on see hea, et aga just, jah, ma ei oska öelda, mis see on nüüd, mis on juba põnevusega ootad, Toomas ütleb, kuule, et poole tunni pärast lähme ja nüüd jah. Ja mõni päev ei saa, siis kohe, et tööl ja ma ei saa ja aga nüüd ei ole 2 nädalat saanud. Pole hullu. Aga ma olen ikkagi teile siis ka Facebookis kaasa elanud ja näen, et seal see karjääritegijaid on järjest rohkem teil alati, et kui näiteks keegi praegu kuuleb ja mõtleb, et tahaks ka, kas siis teie olete need, kes võtavad kampa ja kellega saab vaata, selle karjääriaugu hooldamine on nagu Toomase peal on, tema teeb ta korralikult avatuks, siis ta on postitanud ka alati, et on nüüd lahti, et ega ta kaua aega ei saa olla, mingi 1-2, siis ta on jälle jäetud. Et siis ikka on käijaid ka veel. Aga meiega koos niimoodi ei ole enam, kedagi koos, 8 käimegi ja nii on. Vabariigi aastapäeva vastuvõtud olid ikka ilusad mitu aastat. Seekord ära pole hullu. Ehk oleme veel aasta ja peale vaband, et saate seda korrata. Ja. Aga nüüd Tõitojale. Et võeti sind sealt muunakottidega peale. Kuidas siis 15-aastase elu Tartus meditsiiniõpilasena on? Kuidas see sisseastumine üldse oli või kuidas see käis tollal? Ikka ka pidid sinna kohale minema kontorisse, annad oma paberid, sooviavalduse. Ma arvan, et oli ikka nii nagu praegugi võib-olla, ma ei tea. Kas mingid teste või mingeid selliseid intervjuu, sa ju pead oma motivatsiooni? Tõenäoliselt ma pidin midagi rääkima, aga ma ei mäleta seda. Aga ma mäletan neid ühte lauset. Inded, mul ei olnud väga head inded matemaatika, keemia, füüsika. Ainult kõik, mis meditsiinis vaja. Ja, aga selle peale ütles keegi ilusti, et keemia, et see keemia oli mul, see oli mul. Ja siis ta ütles niimoodi, et see on Häädemeeste ja 1 kool oli veel, aga see mul ei tule meelde, kus on keemia siis. Ütleme, et nõrk või
ma ei ütleks, et ta meil nõrk oli, mina olin nõrk, mina ei õppinud. Aga hakkama ma sain ja kooli ma lõpetasin. Õe erialal? Õe erialal, jah. Kui kaua õpe kestis? Kui ma 79 läksin 3 aastat. Nii et ma lõpetasin 82 ja meie klass lõpetas keskkooli 82, jah. Et siis me... Nii et sa said keskhariduse ka seal, siis see oli nagu kutseõppelaadne? Jah, sellal, jah, nagu keskeriharidus oli see. Ja ühikas ma elasin, hästi sellised vanad. Esimene aasta olin 8 olime toas, 8, nüüd ei saa ju lapsed üldse ühikasse minna, see on ju kohutav. Ahjuküte oli. Ja ei, vahest kokkutulekul või kui me mõnega kohtume, et siis ikka meenutame, et tule taevas appi. Aga hakkama saime, tore oli, süüa tegime ise. Siis toodi ka kartulikott, ükskord, ma ei tea, maalt siis Tartusse. See külmus ka ära ükskord kuskil koridoris. See oli juba teises ühikas. Suke mitmendal korrusel Tähtveres. Kemps oli kuskil koridoril lõpus külmas. Pesemisruumi ei olnud, see oli ka jälle köögiruum kausiga nagu kodus. Aga põnev, seal me ära elasime. Ma tean, et allkorrusel oli kondiiter ja siis seal tehti, vahest me läksime küsime sefiiri, siis poisid andsid meil sefiiri, nii hea oli. Okei, ma mõtlesin seda, et see ei olnud ju tegelikult nii kaua aega tagasi, aga kui sa seda kirjeldad, mul tuleb hoopis see film Kevade meelde, et no nii hull ei olnud. aga ikkagi jah, hästi selline hakkama pidime saame, saimegi ja iseseisvalt. Ja siis viimane aasta oli juba uus ühikas, see oli Kudupeen juba kena. 2 toas olime ja ikka vets ja duširuum ja kõik nii kui päev. Täna tuleb meil välja episood Andraga, kes siis õppis Tartus füsioteraapiat ja tema ütles niimoodi, et peale seda 3 aastat pakast ta tundis, et ta ei ole veel täitsa valmis, et alustada tööd, aga sina siis 15-aastasena 3-aastase õppega olid valmis õde minema maailma? Ma pidin olema, sest tööle suunati mind siia Häädemeeste jaoskonna haigla, mis oli tol ajal praeguses muusikakoolis. Kas see oli juhuslik valik või see oli lihtsalt see, et see oligi sinu kodukoht, et saadeti tagasi? Minu meelest suunati tegelikult, olid suunamised, sest ma mäletan ühte kursusekaaslast, kes nutis nii ahastavalt, et teda suunati Iisakusse, mis on nii jube nimi, Iisaku, ma ütlen, aga äkki koht on ju ilus, ma ei mäleta, mis ta sai. Aga kuidagi ma vist, kui oli nõudmine või kuidas seda öeldakse, ja siis oli siin majandusala juhatajaks August Sari, suur võimsa häälega mees, hästi suke vahva ja järelikult, või tähendab midagi ma läksin ja küsisin, et äkki saaks mind siia, kas Pärnusse või siis, aga tuligi välja, et meil on Häädemeestele vaja ja ma tulingi jah. Häädemeeste jaoskonna haiglasse õeks, 20 voodi kohta oli ja tegelikult ma olingi täiesti üksinda, visati, kas nüüd vette, aga ma praegu hakkan mõtlema, et ma olingi 24 tundi, vastutasin ju kõik, mis sealt uksest sisse tuli, nagu esmaabi või nagu kiirabipunkt, et tegelikult elus ikka juhtus seal päris kummalis või selliseid ootamatuid asju, millega ma pidin hakkama saama ja tõenäoliselt sain kas kiirabi, ju tuli ka kaua aega Pärnust, kui ta ikka tuli ja tuligi muidugi kohal oli helistada vaja. Kohe tuleme tagasi Häädemeestele, kuid ma mõtlen seda, et mind ikkagi huvitab see, et kuidas see õpe tol ajal oli, et kas see oli siis teoreetiline või olite te ikkagi nii-öelda väljal enamus aega? Või? Teoreetilist oli hästi palju, enamus oligi tegelikult ja siis olidki praktikumid või praktikale jah, suures haiglas, seal Maarjamõisa haiglas ja kardioloogia osakonnas, nina-kurgu-kõrva osakonnas, närviosakonnas. Tead, neid ma eriti ei mäleta, ma ei tea, miks mulle ei meeldinud käia praktikal. Ja ma praegu olen ise ka või olin praktika ühendaja ja ma saan nendest praktikantidest aru, et nad nagu ei oska ju teha praegu veel kõike ja siis ma ei lase neil teha ju kõike või kuidagi. Aga mul on hästi meeles laste haiguste praktikum, kui me olime kuskil eratänavas, kus olid probleemsed lapsed kaasasündinud haigustega ja siis ma küll tõesti istusin niimoodi, see esimesed tunnid ma vaatasin neid ja mul tuli täiesti ahastus ja nutt peale, et see oli minu jaoks selline šokk ja raputus, et meil on sellised lapsed kuskil
ja nad ja kuidas nende eest nagu tuli siis sealt hoolt kanda ja hoolitseda ja et see jäi jah mulle kuidagi hinge ja valus oli. No olgem ausad, sa olid ju ise ka laps No just tegelikult, nimelt. on ju, et kuidas sellisest siis raputusest üle tullakse või Aga võib-olla oligi sellega, et ma olin laps, ma ei mõelnudki, et noh, ma ju ise ka kunagi emaks saan või mis, et no lihtsalt vaatasin, aitasin nii palju kui saab ja kurb oli ja kahju oli, aga küllap ma üle sain, nii on. Aeg-ajalt tuleb jälle meelde mõni situatsioon, et ma mõtlen, et millised nad olid ja sügava puudega, vähem puudega, no kõik nad olid sellised. Ühest perest, täiesti voodis ja kõik. Mälupildis on, aga see nüüd jah, et ma kaasa ei ole seda niimoodi küll kandnud. Mis sind siis Häädemeestel ees ootas? Nüüd sa olid Professionaalne õde. Ei, siin oli põnev elu, 3 aastat umbes tegin tööd, kui siis armastus peale tuli. Siis hakkasin lapsi saama natukene, 2 tükki. ja jah, Jaak sündis ju 85. aastal, siis ma olin 3 aastat tööl olnud. Siis me läksime linna elama Pärnu natukeseks. Jaa, see oli ka mulle Jaagu episoodis täielik üllatus, et te linnas üldsegi elasite. Aga ma olen kindel, et kõike väga huvitav, mis seal muusikakoolis siis toimus. Esiteks, kas seal kummitab? Ja teiseks, ikkagi ennem sa juba alustasid tegelikult juttu, et sa olidki üksinda vastutav kõige eest, mis uksest aknast sisse tuli. Et milline see haigla elu sel ajal siis oli? Üleüldse on ju täiesti kummaline mõelda, et Häädemeestel oli haigla, veel enam, et see nüüd on muusikakool. Jah. Ei see, kummitust ma ei ole kuulnud vist. No eks need tulid pärast sinu aega siis. Teie ju möllasite selleni. Aga ei, seal oli enne olnud ju nii väidavad niimoodi, et vange hoitud seal keldris ja mis, aga ei ole. Aga seal oli jah, ka samamoodi 8, seal kus vist praegu saali osa on, kui see on 8 tehtud, seal oli 8 voodit, meestepalat ja isegi isolaator oli, üks selline ruum, ma ei tea, miks ta nii öeldi, niinimetatud lastepalat, aga nad olid kõik segamini ühest palatist teise minna. 20 voodikohta umbes oli, jah. Ja nii seal oli seljahaigeid oli, või noh, ütleme siis radikuliidi haiged, seal oli vaja süstid said ja kopsupõletikega ma mäletan ja siis muidu selliseid eakaid ja vanainimesi ja sidumisi oli vaja teha ja kõik täitsa tavaline haiglatöö. Ma mäletan seda, et kui seal muusikakooli hoovis oli kohvik-pohvik, väga tore koht, siis sina istusid ja sõid seal koogikest, jõid kohvikest ja siis rääkisid, kuidas tol ajal oli seal puukuur ja siis lahkunud ju pandi jahedasse ja kuidas siis rotid närisid seal varbaid ja mis kõike juhtus, et see päris nagu harilik haiglaelu ei ole, nii nagu me teda täna teame. No jah, eks juhtus ka selliseid asju tõesti, jah. Et oli ju vaja ikkagi eest kuhugi eemale viia teiste silmi alt ja enne kui järgi tuldi võis juhtuda ühte kui teist. Aga mis mul tuleb meelde, oli seal söögi tegemine haiglas. Köök oli all keldris. Ja siis oli siuke tore lift sealt, millega söök üles lasti. Alt vändati ja ülevalt vändati. Vahi innovatsiooni. Ja siis tuli aga vahest paar korda juhtus ka nii, et see ei lukustunud see vänt hästi ja siis lendas ta kõik alla tagasi niimoodi. Ja nii need supid tulid üles kilkolladi sealt kolinal, see oli nii tore. Võtsime järjest välja. Panime laua peal, vedasime ära. Meeldis sulle see töö? Küllap meeldis, ma arvan küll. Muidu ma poleks ju seal olnud. Ei no ikkagi tehti ju kõike, sest oli vaja tööd teha. Ja laupäeviti oli siis vahest siin ambulatoorium oli ju seal, kus Ege ja Aigi elasid. Ja siis me käisime seal ka valves, et siis olid laupäevased süstimised või sidumised, et kes siis tulid. Et neid sai ka tehtud seal vahest pool päeva. Aga kolisite siis linna lastega? Jaaguga, ühe lapsega. Ja siis me olime paar aastat linnas ja siis valmis kollane maja Häädemeestele. Selge. Ja me tulime siia, sest ma sain tervishoiu osakonna poolt korteri sinna. Vaat, siis oli siuksed head võimalused. Okei, aga mille eest? Sa ju ütlesid, et
tööd enam ei teinud, said seal lapsi no hoolega, aga ma ikkagi ju olin hingekirjas ja ma olen tööd teinud ja ma tegin edasi ka. Ma olin seda väärt, et ma sain isegi valida, kuhu ma korteri võtan, keskele või ääre peale, keskele ja soe. Ja siis sain sinna korteri. kas need korterid siis jagati kõigile välja või ikkagi osad inimesed pidid ostma ka selle? Õpetajad said, seal oli õpetajad vist 2 korterit, meedikutel oli 2 korterit, KEK-i ehitajad olid, Mägi ja Anja said ju sealt omale. Ja niimoodi, need olid nagu jah, riigikorterid, et need jagati. Ja just, jah, ma tean, et õpetajad, seal Ilvi Randma sai ja kes seal veel olid, tol ajal ma ei mäletagi. Ilus korter oli. 3 tuba ja keskel ja soe ja nii ilus oli, rõdu oli ka. Oli endalgi selline? Jah. Et see, jah, ja siis... Aga, nojah, sa vahepeal siis kolisid linna sellepärast, et armastus tuli peale, on ju? Nojah, Enno elas linnas, seal oli korter. Ja tema oli siis nõus sinuga rõõmsalt siia Killadi tagasi tulema? Jah, täitsa rõõmsalt kohe. Tuli. Siiamaani oleme rõõmsalt. Ja siis, kui laps sai veidi suuremaks, läksid sa tööle tagasi või ma pisut ikka olin, aga siis vist haigla hakkas nagu ära kaduma need aastaid, ma niimoodi ei oska öelda, et see maja oli nüüd nii amortiseerunud juba, et enam ei sobinud siis haiglaks ja oli vaja siis ümber kolida ta siia praegusesse tervisekeskuse majja. Et all tehti sellised haiglaruumid, aga ta oli hästi vähe seal haiglana, aga mina läksin hambaravisse hoopis siis tööle kutsuti. See on järjekordne minu meelest nii sürreaalne mõte, et meil oli siin hambaravi kabinet. Ja ma olin seal 13 aastat kogunisti. Seda on ikka päris palju. Justkui tundub endal ka. Ja et Sepane oli seal õeks, tema jäi ära koju ja mina siis olin tema asemel tulin. Ja olimegi Marega siis kenasti tõesti. Aga vahepeal ma käisin ka ära, sest et Mari sündis. Ja siis asendas mind Urve. Ja ka ma tulin tagasi hambaravisse. Mulle kohe täitsa meeldis, et see oli nii põnev. Kui ma jälle vaatan praegu hambaravi võimalusi ja kõiki neid plommi tegemisi ja siis Uhmris tegi nõbe plommi niimoodi käsitsid ja head plommid olid. Mõni ju siiamaani veel kangutatakse neid välja. Kusjuures minul on nii hästi meeles selline pilt ja ma loodan, et ma nüüd ei ole seda välja mõelnud, aga sina keerutad mingi asja peal plomme. Siis tuli humanitaarabist olid sellised väikesed masinad, me ka ei teadnud, kuidas need on ja sellised kapslid olid kohe, vajutasid plõks kapsli kinni, panid sinna sisse ja sisse hakkas sedasi kuidagi keerama või tegema seda plommi kokku, et ma ei pidanud enam uhmriga tegema. Aga kuidas see uhmriga tegemine käis? Oota, kas need olid need elavhõbe amalgam plommid? Ja paned seda tilka ja miskit ja siis muudku segasid. See kõlab täiesti ohutu töö. Aga selleks me olime ju käsapidi seal kuskil tõmbekapis ja tõmbekappe käidi kontrollimas kogu aeg tervishoiuministeeriumite poolt. Et see oli põnev aeg. Kuidas neid plomme siis tehti? Sina uhmerdasid need valmis ja kuidas need siis sinna hamba sisse jõudsid? Näpu vahel ilusti ümmarguseks kuskil aluse peale ja siis võttis hambaarst selle oma instrumenti otsa ja siis pani ta sinna parajaks sul hambauku. Siis hakkas seda siluma ja siis ta sülje ja õhuga läks kõvaks ilusti. Teised plommid olid samamoodi segasid aluse peal. Ja tänasel päeval on siis suur küsimus selles, et kas üldse tasub neid välja kakkuda, et kas see on kahjulikum see, et nad jäävad sinna sisse või see, et need uuesti lahti lõhkuda, aga sina seal veeretasid neid näpude vahel ilusti. No jah, eks nad ikka kakutakse välja et ei ole ju ilusad ja ei tea. Päris rets ikka, aga milliseid selliseid hetki sealt hambaravist veel on, mida tasub nüüd mäletada ja siia talletada? Igasugused hetki vist niimoodi kohe ei tulegi paugu pealt. Või kui sa ise nüüd käid, kindlasti käid. Peab ikka käima. Et kontrollis vähemalt, et kui sa istud sinna tooli, kas sul vahepeal tekib ka sellist mõtet, et issand, meie ajal oli küll... Ikka on. Aga
no ja juba see kõik see kabineti sisustus ja kõik see instrumentaariumid ja vahendid ja need on ju kõik hoopis teised. Aga kui mul järsku niimoodi tuleb praegu meelde see, no lapsed ka muidugi nüüd ju käivad ilusti rahulikult või noh, kui oleneb, kuidas vanemad on seda ettevalmistustööd kodus teinud. Aga mul tuleb alati meelde üks noormees, isa oli tal sõjaväelane ja ta pidi tulema siis, noh, poiss, väike poiss, isa käis taga, ma ei tea, mitu korda istus seal toolil. Ma vaatasin, see mees oli juba sedasi, et ma ei tea, kuhu ma selle poisi keeraks, ta oli nii endast juba välja minemas, läksid minema, sama targalt. Tulid tagasi teist korda sama targalt. Ei, see poiss, kui lõpuks saigi sinna tooli, ta ei teinud suud lahti ega midagi, karjub isa püha viha täis. Aga õde temal väike, see tuli kogu aeg suure hea meelega ja no kohe nõudis pidevalt tulla ja tahtis. Ja siis see poiss ükskord jälle nad ukse taga ja ütlen, kas sa tuled sisse, vaatad ja no tuleb ja vaatab ja siis sammus ta ükskord uhkelt uksest sisse, sest juba mitu korda siis möödas, tooli peale ja korraga suke kuidagi vaikus ja see poiss magas. Kutsusin siis sõjaväelasest isa ka sisse, ütles, et vaata. Poiss magas, suu lahti ja sellest päevast peale oli ta alati tulemas üksinda kõikena, aga see ettevalmistus oli tohutu. Kusjuures ju kumbki vanematest ei ole ütlenud, et see on midagi õudset. Aga noh, sellised toredaid enamusi oli ikka või vaatamisi, et noh, kes ei teinudki lahti, ei teinud ja asu minema ja mine ära siis, mis sa tulid siia. Kuidas siis hambaid välja kisuti sel ajal? Lihtsalt tuimalt? See oli ka siuke tore protseduur, jah. No, ei olnud tuimalt, ikka tuimestus tehti. Aga see oli ikka füüsiliselt tegelikult suur töö, ma ikka vahest vaatasin, et tohter Mare oli ikka tõesti, tead, ikka läbi omadega. Mõni tuli niksti-naksti. Ma olen ise ka proovinud ikka tõmmata ja siis mul on isegi praegusel tööl kaasas või seal, ütleme, karbi sees puhast mõned tangid, sest et eakatel on ju need hambad nii lahti, et nad ei saa kuidagi, siis ma teen naksti ära. Mäletan täpselt seda liigutust, kuidas tuleb, on ülemised hambatangid ja alumised hambatangid. Nii et kõik saab ära teha. Sa kindlasti tead, et praegu vähemalt Pärnus on küll hambaravi järjekorrad nagu tohutult pikad, vähemalt 2 kuud, täiskasvanutele ja lastele veel enam. Et mis sina arvad, kas Häädemeestel võiks olla uuesti hambaravi kabinet ühel päeval? No ei tea. Me proovisime ka algul, kui see ära kadus, et kuulutust ja nii arstilehtedel, kui et võiks, et kabinet oli ju veel olemas ilusti. Aga ega ei tule siia nüüd enam vist keegi. Ei tasu vist ära arstidel, ma ei tea, ma arvan. Kuigi, noh, kõik on ju leidnud omal juba linnas või kus iganes meelepärased ja kindlad arstid, et kas nad hakkavad üle jooksma. Aga kunagi ei tea, kui mõni siuke entusiast tuleb. Udupeene. Ma nüüd ei mäleta neid numbreid, aga kunagi me vaatasime seda statistikat, et esiteks lapsed jõuavad esimest korda hambaarstile küllaltki hilja, et ei käi ju enam klassiviisi seal hambaarsti kontrollis ennetamaks mingeid probleeme ja väga suurel osal ongi siis selleks ajaks juba tekkinud sellised tõsised hambakahjustused. Jah, meile ju käisime ka lasteaias või lasteaialapsed käisid siis kabinetis või seda hambapesu õpetamas käisime ja siis sai ju ka vaadata, et kirjutasime üles, et kellel mis on ja sai koju saadetud kirjad. Ja... Mul on ka üks lasteaia hambaarsti külastus meeles niimoodi, et mul siis rühmakaaslane selleks ajaks, kui meie seal ukse taga ootasime, ta oli kõik need seinad ära pesnud juba oma hambaharjaga täiesti tuustiks. Selle, et... mul on see hambari väga hästi meeles, mis tal seal käes oli lõpuks. Aga jah, toredad ajad. Ja siis me käisime veel metsa poole koolis. Aga meil oli kaasas kantav hambaravitool ja puur. Tooli ma andsin muuseumile, aga see puur kadus meil ära. Ja see oligi selline, ei olnud niimoodi, et jalaga vajutada, aga on selliga olnud, et niimoodi annad jalaga hoogu. Aga ikkagi oli elektriga, aga ta oli küll tõesti niimoodi, et siit kõrvalt ta siis jooksis sedasi, nagu vanasti näidati. Ja see tool oli nii jube. Aga ära me käisime ja vaatasime üle need hambad ikka. Isegi vist oli mingi, no Häädemeestel või keskkoolis oli küll kabinet, seal sai ikka plommega tehtud.
aga muidu me lihtsalt käisime kontrollimas üle, et kellel on vaja ravi hiljem. Täna sa oled ka, töötad ikkagi Pärnus, et kas sa siis ei mõelnud, et võiks hoopis hambaarstiõeks minna edasi? Sest sa ütlesid just, et sulle väga meeldis see töö tegelikult. Ei meeldis, aga siis ei mõelnud, sest kui see hetk oli 2009. vist, et meil siin ära lõpeb, ja siis oli jälle kuskilt nägin kuulutust, et vajatakse Pärnus õendushoolduses õde ja sinna ma läksin. Ja see mul meeldis ja seal mul nüüd saab 18 aastat. See on ikka väga-väga pikk aeg. Milline see töö on? Tore töö. Õetöö, ma olen osakonna õde ja ka mul on valdavalt eakad inimesed ja hooldusravi vajavad inimesed. Peale oppi näiteks on vaja kosuda. Seal on lihtsalt vanu inimesi, kes on sellises vaheetapis, et kodus enam hakkama ei saa, on leitud näiteks kodust ja on nüüd siis vaja edasi liikuda hooldekodusse kuskile. Seal on viimases etapis inimesed, vähihaiged, kes väärikalt loodavad minna ja lähevadki ja nendele vaja nende hoolt või hoolitseda ja hoolt kanda nii vaimse poole pealt kui füüsiliselt. See on raske töö tegelikult. Vahel hingele endal ka ja vaimule, aga mulle meeldib see töö. Jah. Surmasid on palju ja suremise ja surmaga on üldse siuke müstiline suhe või nende aastatega ma olen näinud müstilisi asju. Näiteks nagu laste äraootamist. Neid on paar korda on seda, et lihtsalt siis vaatad kõrvalt ja mõtled, kas see on tõesti võimalik, aga nii ongi. Ja suke, sellest võib 3 saadet teha, kui ma hakkan haiglatööst rääkima. Ja ma ei näe põhjust, miks ei peaks. Aga kui siia natukene midagi ikkagi jätta, et ma olen tegelikult näinud sind ka just sealt töölt tulemas ja kuigi sa ütled, et surma on väga palju ja sa peaksid sellega nii-öelda olema harjunud, on see ikkagi ju alati raske. Jah, on ikka raske ja ka oleneb, milline see surm oli ja mille pärast ta oli ja on ikka mõni haige või inimene jääb ikka pikemaks ajaks silmi ette, mälusse, südamesse ja muidugi enamuse kohta ma ütlen alati, et nagu ütlen ise, et jumal tänatud. Ja ütlen alati see rituaal, kui minu aeg seal sureb, et mul on omad rituaalid, mis ma teen aga kaasa selles mõttes või paha poolest kaasa ei ole mul ükski tulnud nende aastatega. Et ma peaks nüüd hakkama midagi mõtlema, et mis ma valesti tegin või ei teinud või kas ma tegin kõik või. Kõik on nagu selles mõttes rahus läinud. Aga vaevab ikka vahest mõni ikka selline, et kahju lihtsalt muidugi. Ikka. Ma olen nutnud ka selle juures aga see sellega kohaneb, ei harju, aga kohaneb, nagu mulle öeldi. Kui see on okei küsida, et milline on surm, kui sa kõrvalt vaatad? Sest paljud inimesed ei puutu sellega õnneks või kahjuks kunagi kokku, et see on ju täiesti erakordne sündmus tegelikult. Ja sellest ei taheta rääkida, aga kõik tahavad teada. Milline on surm? Sureb ära. Aga lihtne. Kõik. Ongi. Surmasid on erinevaid. Aga muidugi kole, kui ta sellise vaevaga on, piinades valus või siis sul on õhupuudust või sellised asju, aga lihtsalt ma ei oskagi nagu öelda, me käime ka, kui mul on, ma tean, et ta on minekul. Ma lähen jälle vaatan iga natukese aja tagant ilusti ta üle, et ma ei saa ju midagi teha, aga ma sätin teda, vaatan, et kõik. Ja siis ma lähen seal mingi 5 minuti pärast ja ta on ilusti samas asendis ja kõik, aga vaatan, ongi. Ja nüüd ongi kõik. Et vaikselt, millal see viimane, ta ei ütle mulle, et ma nüüd tõmban sul veel viimase hingetõmba või teen veel, et aga miks ta just sel hetkel tuleb, kuidas ta tuleb, ega me ei teagi. Minu isa läks ahjupliidi alla tuld tegema. Tagasi ei läinud meeste juurde sinna õlle joomisel, mehed mõtlesid, et ta siis läks üle õue koju.
Läksid järgmine hommikul sauna alla, et toovad vett. Rein istus diivani peal, pliidi suu oli lahti, tikutops käes. Ja sel hetkel näed, kui ta hakkas tuld tõmbama, ta suri. Aga tal ei olnud seda mõtet või ütlemistki, et kuulge, mul on halb olla, et võib-olla ma nüüd suren ära. Kunagi me ei tea, kuidas see surm tuleb just nii. Aga haiguse ja vaevaga on ta muidugi vaevaline. Ja mõnel ta on tohutu vaevaline. Seda on nagu kurb vaadata. No haiglas ma mõtlen. Mina olen mõelnud selle peale, et see on nii ebaaus, et inimesel ei ole võimalus valida sageli. Just. Et kuidas ta läheb ja et sa pead seal lõpuni piinlema. Jah, seda me oleme küll viimasel ajal kõik seal personal vaatame ja mõtleme, et miks. Et miks ei tohi, miks ei saa, aga kuidas see saamine ja tohtimine üldse peaks olema, seda ka ei oska nagu öelda. Sest kui paljud on ju see, et kui sul on hästi halb olla ja tohutu, ma tahaks surra, jumala eest tehke midagi, aga kui see halb on veel halvemaks läinud ja sa tunnetad, et see surm või kuidagi see piin ja kõik see hakkab tulema ja siis on nii, et tee midagi, ma ei taha surra, ütlevad järsku. Ma olen küsinud, aga miks sa ei taha nüüd surra? Miks sa ei taha? Sa tahtsid ju enne surra, et sul on nii halb olla, et sa oled nii haige, sa ei saa enam terveks. Miks sa kardad nüüd surra? Aga siis jälle vaatavad, et ei oskagi nagu midagi öelda, et tõenäoliselt lihtsalt see halb olek paneb seda ütlema. Samas tegelikult seda haigust ja vaeva, kui sa oled nii vana ka, et nad on ikkagi tahaksid juba minna, aga just ilma vaevata. See vaev on nii... Kunagi üks patsient ütles mulle nii ilusti, et ta oli nii haige, ütles, et tead laps, ma ei karda surra. Ma ootan seda valguse kätte minemist, aga ma kardan seda palgi vahelt läbi minemist. Ma ei saa tükk aega aru, mis see tähendab palgi vahelt läbi minemist. Aga just seda piina, seda vaeva, seda lõpuvaeva. Et ei tea jah, kuidas keegi tunneb, mida keegi arvab. Ma ei tahaks seda teemat sellise noodiga küll lõpetada. Ma just lugesin ühte raamatut, see oli Marju Kõivupuu Inimese lahkumine ja temal, keegi ju ei tea, milline see surm on enne, kui see on käes. Aga et kui tehti ajuuuringuid surevate inimestega, et siis nad leidsid sellise lootuse kiire, et enne surma siis vabaneb inimese ajus mingid, kas need nii-öelda õnnehormoonid, et nagu see lahkumise hetk on ilu, või inimene on korraks õnnelik. Et see võiks olla selline väike lohutus siia. Aga tegelikult tol samal ajal, kui ma seda raamatut lugesin, ka lahkus üks minu lähedane ja kuidas see kõik juhtus, võib-olla see kunagi tuleb jutuks veel, aga et tegelikult see lahkumine oli väga ilus. Sest oligi võimalus valida, kuidas see on. Ja kui me tegelikult ju kardame suures osas surma, siis see nagu tegelikult mulle tekitas sellise tunde, et see ei pea olema hirmus. Jah, ja kõik nad ütlevad ka, et tahaks rahulikult ilusasti surra, kuidas ilusasti surema, ma ei tea. Just see vist, et ma ei pea jääma pikalt maha, ma ei pea valusid tundma, ma ei pea vaevama või vaevlema. Aga kes meist ei tahaks ilusasti surra? Aga ma peaks seda ette nagu võib-olla teadma, jah? Ja minul oli ju koolis äärmiselt kummaline ülesanne teha mõtestatud vestlus surmast ja see pidi siis olema matuseplaani koostamine kellelegi. Nüüd katsu sa leida kellelegi, kellele teha siis matuseplaani, on ju. Ja tegime ära ja tegelikult, kui sellele teemale peale minna, siis kui sellele mõelda niimoodi teadlikult ja siis planeerida oma kunagist matust, see ei ole mingi kurja kaela kutsumine, on ju. Et siis see on täitsa lahe. Mõelda oma elu peale ja mõelda oma lahkumise peale. Minul on näiteks laste jaoks olemas kiri, mis nad peavad tegema, kuidas ma olen selle asja mõelnud, see on kuskil tulevikus, kaugus tulevikus. Jah. Nii et ega see nii ei ole mingi imelik asi. Ja surmast ja siis lahkumisest rääkimine samamoodi tegelikult jällegi uuringud näitavad ka seda, et see tegelikult vähendab seda surmahirmu ja ärevust. Et paratamatud on. Kuula, ma ei tea, kuidas see nüüd niimoodi läks.
elu peab olema ja tuli peab põlema. just. Sina ju teed siin kõvasti pulli tegelikult. Ahah, noh, vahest ikka, jah. Väga tunnustatud harrastusnäitleja istub mul siin kõrvaltoolil. Jah, nüüd lähemegi jah surmast edasi näitlema. Jah, et kas sina oled harrastusteatriga olnud seotud selle algusest peale? Ei ole. Ilmi on suht algusest peale, aga mina sattusin 2003. aastal esimest korda, kui oli siin Alevis hästi võimas suur häädemiste pulm tehti. Selline õuetendus oli tore. Lorentsi enda kamandas mind siis ka tulema rahva sekka, ma olin rahvas, aga pildile sain. Ja nii ta vist hakkas, et siuke põnev, et siis veel natuke ja siis Aire ikka võttis sabast kinni, et proovi veel ja siin ma olen. Siiamaani proovin. Tore. Su esimene etendus oli seal siis rahva seas olla, aga mäletad sa enda esimest sellist rolli, kus sa siis laval olid? Äkki see oli Mammas, ma pidin 15-aastast tüdrukut mängima. Jah. See oli vist äkki päris esimene kord, kui siuke sõnaline oli. Oli see siis Luise roll hoopis seal Näärisokus, vaat nüüd ei mäletagi, kodutöö tegemata. Aga midagi siis jah, siin nagu aastat ma ei tea. Olid sa siis sama närvis, kui täna siia podcasti tulles? Lava peal minnes ma olen siiamaani närvis. Kogu aeg. Tohutult süda puperdab, ma näen ennem õudusunenägusid, aga Aire ütleb, et see pidi täitsa loomulik olema, see peabki nii olema. Täna ma niimoodi närvis on, ma kardan mikrofoni, ma ei tea miks. See on nii jube, aga enam ei ole. Aga jah, siiamaani ma olen jah veits närvis ikka, kui ma lavale lähen. Ja ükskord mingi etenduse eel ma nägin unes, et ma pidin Viiutäe katusel etenduses laulma Jüri Krjukoviga, aga Krjukov oli juba surnud. Ja siis mõtlesin, et ma ei oska ju laulda, ma ei oska iialgi laulda. Et siukseid sürrealistlikke ja imelikku unenägusid ma näen alati, et see on nii naljakas. Oled sa pidanud laulma? Vahest jorisen ikka kuskil kaasa teistega, aga mul ei ole lauluhäält, jah. Kust siis Jaak selle sai? Jaak, ma ei ütle midagi. Okei. Aga sa jäid harrastusteatriga ikkagi põhipunti. Nagu ma ütlesin ka, et ma mäletan seda, et sa paar aastat tagasi said mingi suurema tunnustuse, et parim naisnäitleja on ju. Ja siis ma hakkasin sind guugeldama ja tuleb välja, et sa oled ikka mitmetel aastatel noppinud neid siit ja sealt. Jah, eks meil jah ikka mõne tükiga noppisime ikka. Kas siis jah, mina ise üksinda, mul on olnud sellised üksikud rollid ka. Nagu see Jutt-Jumala õige, selle mutikese roll, see oli tegelikult üks hästi ilus tükk. Mul hakkas see järjest rohkem meeldima, aga siis lõppes ära. 95 aastast mängida, jah, oma juubelipäeval ainukese sõbraga, Jumalaga juttu ajada. See oli kuidagi selline hästi südamlik ja ilus lugu. Ja neid on jah olnud veel. Enne, kui me alustasime, siis ma ka ju ütlesin, et ära põe on ju, et sina oled ju rahva ees küll ja veel olnud ja siis sa ütlesidki, et jah, aga rollis. Ja siis ma veel enne tänast, võib-olla nüüd ma võin ju rääkida teistele ka, et me ju kutsusime sind mitu korda enne, kui sa nõus olid. Ja sa ütlesid ka, et siin käivad tiitlitega inimesed. No jah, keegi, kes millegist räägib tähtsast asjast. Meil on salvestus kestnud 53 minutit ja ainult tähtsad asjad ongi siin kõlanud minu meelest. Aga siis tuli mulle üks tsitaat, mis mulle jubedalt meeldib. Ja ma mõtlesingi, et sinu episoodis mul on võimalus see ette lugeda. Ja see võiks kirjeldada tervet meie seda podcasti sloganit või motot. Ja see kõlab nii. Ka niinimetatud tavaliste inimeste eludes on kirjeldamatult tähendusrikkaid hetki ja tegusid, mida peaks teadma ja millest peaks kõigile jutustama. Ja täna sa siis oledki esimest korda siin iseenda rollis. Jah, tuleb nii välja. See tsitaat on siis Jaak Jõerüüti raamatust, kellel on muuseas häädemiste juured, ma sain siit teada.
ahah, seda ma ka ei teadnud. Aga mulle meeldib või meeldis Tiru Andi ütlemine, kui Andi sul siin oli. See nimi muidugi ei öelnud mulle mitte midagi, kui sa seda ütlesid. Ja, Andris Avamere. Ja. Kui Tiru poiss ütles, et sinu, või no umbes midagi nii, et sinu oskused ja võimed või jah, on teistele näitamiseks. Ja siis mulle nii meeldis see lause, et jah, et noh, miks ma näitlen või olen või et ju ma siis natuke oskan seda ja see pakub nagu rõõmu teistel ka, et siis ongi jah, teistele näitamiseks ikka, miks mitte. Et see oli siuke ilus lause. Miskit sarnast ta ütles, et neid ei maksa häbeneda. Kuidas sinul see rolli loomine siis käib? Kui sa saad endale uue rolli? Ei, see ei ole üldse lihtne. Ma pean jah tükk aega mõtlema või no ma loen ja mõtlen ja minu ettekujutus on natuke teine kui lavastajale tavaliselt. Aga siis ta suunab mu ja selgitab alati ilusti siin nagu vaja. Ja tõenäoliselt ma ikka saan lõpuks aru. Ja ära ma ta teen kuidagist. Hakkama olen saanud. Ja eks kui Aire valib selle uue mingi tüki, siis tema nägemuses on juba, et ta tunneb meid ju kõiki nii hästi küll, et tal on juba oma nägemus, et kes millisesse rolli ja kes mille ära teeb, kuidas teeb. Et siis on lihtsam. Et tema jah. Sa ütlesid ka, et aeg-ajalt see lavastajaga arusaam erineb, et kuidas te siis sellele ühise joone leiate lõpuks või ikkagi jääb lavastaja sõna peale? Tegelikult jääb tema sõna peale, sest tal ongi õigus. Me vaidleme, see on nii naljakas, et me vaidleme, mõtleme, issand, mida ta jälle tahab, see on täiesti võimatu, see on nii nõme, mida ta tahab. Ja lõpuks mõtleme, kuidas me nii lollakad olime, kuidas me aru ei saanud, et see on ju tegelikult nii lahe, see on nii õige, mida ta mõtles ja nii ongi ja see on hästi. Aga jah, meil võtab aega. Me ei ole ju õppinud näitlejad, me ise õpime. Ei oska ju teha suuri sõnu kuidagi, et sealt lavast või sealt koolist õpetati nii ja nüüd peame nii ja lahti sealt tegema ja sealt kinni panema või midagi. Näitab, kuidas on. Kuule, aga täna ju õpitakse YouTube'ist kõik asjad endale selgeks, et kas sa, no see YouTube'i asi on nali muidugi, aga et oled sa lugenud kuskilt mingeid metoodikaid või mingit tehnikat kuskilt juurde naksanud? Ei ole. Kursustel käinud? Ei ole, ausalt ei ole. No koolitustel või ikka sellised teatri need koolitused on, et kas ma sealt nagu midagi aru ka saan või kaasa võtan, ma ei tea. See kõik käib alati õppimise, mängimise ja proovimise käigus. Et ausalt ei ole jah, pole aegagi. Mm-hmm. Sa mainisid seda rolli, mis sulle südamesse läks 95-aastase naise. Milliseid selliseid tähenduslikke rolle sinu jaoks veel on olnud? Nad on kõik tegelikult ju olnud sellised huvitavad ja selliste erinevate naiste rollid. Järelmäng mulle meeldis. Seal oli selline Tšehhovi 3 õest üks Sonja ja või noh, see Tšehhovi aegne selline. See oli ka hästi selline huvitav. Ja jälle, minu meelest iga kord ma hakkan siis nendest naistest aru saama, kui me enam ei mängi neid. Muidugi mulle meeldivad need pärimusnaised, vanad, need äädemeeste naised. Neid on hea oma äädemeeste keelega rääkida. Lihtsad. Aga jah, selline roll. No praeguses etenduses ma olen... sellega öeldi ka, kui me olime esietendus ära, et öeldi, et mind oli väga veider vaadata lava peal. Mõtlesin, mis nüüd on? Sinu endana. Mul ei olnud parukat, mul ei olnud teistmoodi häält, ma olin mina ise. Mm-hmm. Noh, naisena. Et siis see on siis viimane Feliks Kargi etendus, mis tuleb 14. märts uuesti Seltsimaja laval. Mm-hmm. Aga ja siis muidugi veel korra tööst, et seal haiglas ja tööl ma näitlen ka palju. Ega seal ka muud moodi ei saa. See on tegelikult nii tore. Seal on ju dementsed, kes räägivad oma juttu ja sa pead ju nendega samamoodi vastust. Vahest on see nii naljakas. Sa vahest tuled sealt palatist välja või jalutad, räägid selle inimesega samamoodi kaasa, et
et elu on ikka tõeline näitemäng. Jah, nii on. Ma tahtsin sinult küsida ühte asja veel, aga nüüd sa panid siia nii ilusa sellise tsitaadi, et ma ei saa nüüd ära rikkuda. Küsi ikka. Tegelikult ma tahtsin küsida seda, et oled sa mõne rolli siis ära mänginud ka nii, et lihtsalt sellepärast, et lavastaja käseb. Ühesõnaga, et sa ei ole selles sees. See ei ole see, mida sa tahad mängida, aga etendus nõuab. Sina oled pundis ja tiimi mängijana teed ära. Ei, lõpuks ikka ma arvan, et kõik asjad saavad kätte ja ikka meeldivad küll kõik. Võib-olla jah mõni vähem, ma ei tea, tunned, et ei oska seda hästi nii hästi enda meelest, aga ma arvan, et ma olen ikka kõigega hakkama saanud. Aha, jah. Ma tean, et sa ise käid ka väga palju etendusi vaatamas. Anna meile siit kohe mõni äge soovitus ka, mida võiks vaatama minna. Kõik on head. Aga viimane oli mul Lillemüüjatele hakkab külm. Külm. Ja eelmine aasta, kui me tahtsime seda vaatama minna, siis ikka öeldi ka, et see on nii nõme, et poole pealt tuli ei. Aga siis ma olen aru saanud, et ei ära kunagi kuula, mine vaata. Ja muidugi võib-olla noorematel ei ütle see suurt midagi, aga minu vanused ja veel eriti, kes linnas on elanud sel ajal, Pärnus. No nende jaoks oli see täielik kodu selline, no nii suur hea elamus, äratundmine ja meenutused, et see oli väga hea tükk. Seda me käisime just pühapäeval, üks päev käisime vaatamas, ühesõnaga. Et jah. Aga kas ma võin ühe haigla jutu veel rääkida? Loomulikult, sa võid nii palju neid rääkida, kui sa tahad. Meil linti jagub. Meil oli haiglas üks 100-aastane proua, kes oli oma elu... Kes hüppas aknast alla. Jah, aga oleks hüpanud, kui oleks vajanud. Kes elas oma elu, enamusest oma elust Kanadas. Kus kohast? Kanadas? Kanadas. Pisikene vitaalne proua. Ja millegipärast ta tuli Eestisse tagasi, sest et tal oli siin ainult õde ja õetütar ja vist pärandused ja varandused. Ja siis nagu ikka selgus, et teda ei olegi kellelgi vaja. Ja siis oli ta millegipärast, midagi tal ikka oli tervisega ka, et ta meil oli selle vaheetapil jälle. Aga ta oli tõesti vahva proua. Ja siis üks õhtu mina sätin temaga seal, kas ma kreemitasin või midagi jalgu, ja siis ta särtsakalt küsib, et kuule laps, kas sina tantsimisega ka tegeled? Ma siis, et jah, ei tantsida mul meeldib ikka ja alles mõned aastad tagasi ma ise ka sukest särtsakat showtantsu tantsisin ja siis ta hüppas niimoodi istukile ja ütleb, et tead, tantsi, kuni sa jaksad, sest tants on parim exercise, mis üldse olla võib. Mina tantsisin 80-aastaselt veel kepsakat laintantsu ja siis arst ütles, võta hoogu maha, sa oled liiga vana. Ma ütlesin talle, kurat põrgus on vana. Mina olen all right. Vaat nii. Ja nii peabki. Ta oli tõesti üks vahva müta. Ja siis ta üks hommikul lasi mulle kutsungi kella. Kell oli 6, lähen sinna, tema on sellili voodis ilusti ja teeb sukest kummalist hingamist ikka sisse, välja ja vajutab vahepeal niimoodi omal rinna peal. Mina ütlen, mis siin juhtus siis? Ma läksin klosetist tulles, tundsin, et mu süda jäi seisma. Ja nüüd teen ma omale kunstlikku hingamist. See testamendi jant ajab mind enne aegu auda, 100-aastane. Vot nii. Ja siis tema tegi maal kunstlikku hingamist, minul ei jäänud siis muud enam üle, kui konstanteerida, et kõik on hästi. Küsisin, et kas ma toon rahustuseks võib-olla Balderini tilku, siis ta arvas, et tõin, ütles, et sellel on sooja kusemaitse. Aga elu läks edasi ja ta viidi meilt ära. Ta elas veel vist mingi 1,5 aastat, ma kuulsin temast, aga mis pärandusest sai ja mis testamendist sai, võib-olla läkski sellepärast enne aegu auda. Aga elu tuleb nautida, nagu ta ütles. Ma mõtlen, et sinul on ju nii palju lugusid, mida sa näed, sa koged. Need on täiesti erakordsed nagu meil kõigil, aga veel eriti. Ja ma kirjutan nad tegelikult üles, haigla need naljad ja lood, neid on pikk. Ütleme, üks tegelikult võiks olla viiku täis. Ma olen nad üles kirjutanud, ma olen praktikantidel neid lugenud. Aga nendega on see asi, et vaata, ma tean ise silmes, kes neid on rääkinud või millised need inimesed on. Siis minul on nad naljakamad kui ma kellegi teisele. Aga kas siis
jõudes nüüd mu küsimuseni, ei ole sa mõelnud ise näidendit kirjutada? ei, minul oleks väga lihtne kõik. Tuli, läks, tegi. Mul ei ole sellist sellist oskust ühte väikest asja panna hoopis teistmoodi. Noh, ütleme seesama nagu lavastada kui Aire, et seesama see Felixi etendus ka, tegelikult see käsikiri oli hästi siuke lihtne, see oli tal kirjutatud, noh, mõtlesime, et me ei tea, aga Aire tegi sellest hoopis midagi muud, mis on sama kõik, aga ei, mina ei oskaks sihukest asja teha. Ma oskan neid asju võib-olla esitada natukene. No aga lihtsalt mõte siis võib-olla sinule ja Airele koostööks siin. Noh, me teemegi kogu aeg koostööd. Mõtleme, mis sa veel teed? Mis ma veel teen? Siis kui ma ju vahepeal, ma tahtsin vahepeal kooli minna. Ütleme vahepeal see, et kui ma olin linnatööle läinud, ei see oli enne, ma tahtsin õppida, ma ei tea, ma tahtsin kooli minna, mis tunne on kooli minna. Nüüd ma õppisin teise koha pealt. Ja siis ma võtsin kätte, et läksin, vaatasin Pärnus kutsekoolis on hooldustöötaja või hooldajaks või suke oli natukene tasemele hooldajad. Ütlesin Marile, et ma tahan kooli minna. Tuleme ka kaasa, ma viin paberit sinna. Mari tuli kaasa, läksime siis. Ja seal vastuvõtus ilusti, siis vastuvõtja lauadega vaatab Marile otsa, et mis erialale te siis soovisite. Mina ta kuhugi minna, ema tahtis tulla. No, siis ma õppisin 2 aastat siis kutsekas sükest hooldajat, siis on praeguse töö juures ka teinekord, kui ma lähen palatisse ja palutakse seal, et et talitaja kutsuda, et potitool ära viia, et ma siis viin potitooli välja. Ei, kus teie nüüd hakkate sukust asja viima või tagumikku pühkima või mähed panema või ütlesin, et teate, minul on sita pühkimise paberid ka täitsa olemas, täitsa kohe diplom, et ei ole viga. Siis ma tahtsin jälle mingi kooli minna. Ja siis ma läksin Vana-Vigalasse pehme mööbli restaureerimist õppima. Sest mulle hirmsasti meeldis panna neid katteid kuskile peale uusi, aga äkki ma ei pane õigesti. Ja siis ma õppisin seal 2 aastat, see oli ka põnev. Aga nüüd ma ei oska näiteks enam vedrusid panna. No kui on need vedrusid siduda. Nüüd ma enam ei oskaks vist. See on ikka vaja kogu aeg teha. Aga jälle sain õppida natuke. Nii et mul on paberitega pehme mööbli restaureerija ka. Restaureerija, jah. Millal viimased vedrud vahetasid siis? Diplomi tööaeg. Jah, see tugitool on. Diivan oli ka, ikka kooli ajal, jah. Aga siis ma läksin ju veel Tallinna tervishoiu kõrgkooli ka. Ma ei ole ainult Tartu meditsiinikooli haridusega, ma olen ikka kõrgharidusega medõde. Siis ma käisin ikka Tallinnas ka vahepeal veel. Millal see siis oli? 2010 äkki, kuni 11 lõpet, jah. Okay, ma läksin Pärnu kooli või sinna tööle juba. Et tegelikult sul olid need enamus pädevused ikkagi juba olemas. Ja. Mis siis ajab täiskasvanud töötava inimese kooli? Sinna oli vaja juba natukene täiendust ennast või pädevust rohkem, et miks ma sinna Tallinna kõrgkooli läksin. No töö juures nagu soovituslik oli. Aga need teised, sa ütled, et sa kohe tahtsid minna kooli. Ma seda koolitunnet, ma ei oskagi öelda, ma näen, pidevalt on mul mingid õudusunenäod olnud, et ma olen koolis ja ma ei ole tükk aega kooli tundides käinud, mul on puudujäägid või kuidagi siuksed võlgnevused. Ja ma ei saa aru ja jälle Kati muudkui kirjutab kõik asjad korralikult ära, kõik on tal tehtud ja ma ei saa maha ka kirjutada, sest ma ei saa millegist aru. Mul on siuksed kordusõudusunenäod kogu aeg koolist. Ja mitte nüüd see ei ole mind ajanud, aga kuidagi see, ma tahaks koolis, just koolilapsena olla see kohustus, et natuke spikerdada, natuke otsida kuskilt midagi, et nii põnev on, et tegelikult üldse ei olnud nii lihtne. No nüüd vaatad ju kõik asjad, arvutist saad otsida ja aga see oli põnev siuke. Lähed jälle kott ka ennast, lähed kodust ära ja nagu Vana-Vigalas oli nädalaks ajaks ja, või 3 päevaks, 4 oli jah. Mingi üle 2 nädala käisime kohal. See on nii põnev. Kui sul täna tekib tunne, et tahaks kooli minna, mis õpiks? Seda tunnet vist ei ole küll nüüd tulnud enam. Ei tule ka, ma ei tea. See peab tulema järsku. Ma ei oska sulle öelda, mis see olla võiks.
kokandust kindlasti mitte, süüa mul teha ei meeldi, ma isegi koolis ei õpiks seda ära, küpsetamist ka mitte, üldse ei meeldi, ma ei oskaks, aga ma ei taha. Kui inimene ei taha, siis tal ei tule asjad välja. Absoluutselt. Päris näitlemist ka ei lähe õppima, see on raske. Kas ei taha siis sisseastumiseksamitel hakkliha mängida näiteks? Ei. Ma olen rahul, mis ma olen teinud praegu ja ma arvan, et aitab. Nüüd on see sama elukool juba niimoodi küll, et õpin seda, mis mul praegu on. Kätte antakse iga päev. Sa ütlesid ka, et sul ei oleks isegi aega seda teha. Ei ole aega, et õppida mingit näitlemist ega muud, sul on nii palju tegemist. Mis sa veel teed? Ma ülutan ka. Mis on kõige parem, issand kui hea. Kuidas sa mulutad? Istun tugitoolis, loen, vaatan telekast ja saateid järgi. Ja siis ma olen tunni aja pärast tüdinenud, siis ma olen õue. Ma ei tea, mul lihtsalt meeldib vahest niisama olla. Aga siin majas on sul ka veel väga põnev kostüümiladu. Minu kabinet. Otsast otsani. Igasugust räni täis. Ta ma vahest ise ka üles ei leia. Ja siis kui leian, siis ei ole enam vaja. Aga see on ka üks tore hobi tegelikult. Kuidas see tekkinud on? See ei ole mingi lihtne kabinet seal. Ma arvan, et see võib väga julgelt seal suurte teatrite ladude kõrval seista. Ja millest ta hakkas, ma olen ka vahest mõelnud, on küsitud ka. Mul oli toanurgas üks tange, kuhu ma selliseid mingid põnevaid asju, kui ma kuskilt leidsin. Issand, kui huvitav asi, et äkki seda läheb kuskil vaja või. Aga siis ei mahtunud enam tuppa ära. Ja siis tulidki ju etenduste jaoks on vaja ühte kui teist ja siis ma sain juba omal ühe siia seltsimajja küsisin, ei, keldris olid, seal tervisekeskuse keldris, seal oli hästi palju, aga seal tuli natuke kopitanud ja allitanud ka ja siis ma sain ikka siia seltsimajja juba küsisin. Ma mäletaks Anneli käest või Aigi käest, kumba, Anneli vist oli siis. Aigi käest ikka juba vist. Või jah, ei, ka Anneli käest sai toa, jah, see oli see tema pisike tuba seal, võt. Ja sinna sai ja siis kui kolis ära sealt katuse alt see Margiti savituba, siis ma ikka nulisin selle ruumi endale. See on ka väike. Varsti pead noorte tuppa üle kolima. Ja algul oli vist isegi kuskil teatrist Aire pundil oli ju hästi palju asju antud ja need olid ka seal seal muusikakooli keldris, kui seda hakati remontima ja koristama, siis tuli neid sealt hästi palju huvitavaid asju, palju sai ära visata ja uhkeid asju sai siis korda tehtud, korjatud ja nii ta ongi. Ja kui ma kuskil poes või katsukaski midagi näen, et siis tunnen juba, et mingi endi eemal, ärge vaadake, see on mulle. Ja siis, et võtsin jah, midagi veel kokku, aga ise palju õmmeldud. Eve on hästi hea õmbleja. Saima Jakobson on palju meil teinud ju kostüüme tohutult sukseid asju, mille peale ei tulegi. Igasugused kapsapead ja mis ta meil on kokku teinud. Need on kõik vajalikud. Mis sinu jaoks mõni selline erilisem kostüüm on, mis sul on nagu eriliselt kallis? Ma tean, et sul on kõik need väga tähtsad. Ei tea, ei olegi vist sukust päris nii kohe otsest. See on palju ilusaid selliseid kleitegi ja mis aga kõik on mingi rolliga või asjaga seotud olnud. Päris konkreetselt ei oskagi nii hetkel kohe välja pakkuda. Ja ütlesid ka juba, et ka teistele saab laenata, et kui keegi tahab endale kostüümipeoks või niisama. Jah, ka niisama. Siin on ka niisama asju, on küll laenatud lõpukleite asju, põnevaid. Ja et kui keegi tahab endale laenata või niisama kas või uurida, mis sul on, et siis saab sinuga ühendust võtta, on ju? On ikka, ja võetud linnast ja mulle meeldis, kui oli ükskord Aleksandri pubis oli Oktoberfesti pidu või seal mingi ja siis nad olid kõik oli minu kostüümides, 6-7 kostüümi, nii ilus oli vaadata, need ettekandjad ja teenindajad. Võt. Sul Mari ja Arianaga on veel üks väga lahe traditsioon, mis väärib siin rääkimist. Sa mõtled mai jooksu? Just. Mitmes aasta nüüd läheb siis? Minu läheb siis 26 aasta jutti, sest see oli minu kadunud sõbranna Terje, kes mind 2000 aastal esimest korda kutsus. Ja siis on hakanud niimoodi, ma arvan, et Maril on vist jäänud mingi 3 aastat äkki vahele. Ja Ariana oli esimest korda Mari kõhus
ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nii me oleme käinud. Ja Ariana nüüd eelmine aasta ka esimest korda me jooksime selle rajakese läbi 7 kilomeetrit. Noh, muidugi mitte aja peal, vaikselt niimoodi omas tempos. Et see on väga tore ema ja tütarde traditsioon. Ma tean, et läbi tule ja veede sinna lähete kohale. Ükskõik kuidas, mis on etendused, mina ütlen, mina ei saa tulla, minul on see püha üritus. Oleme ära ütlenud, et ei saa etendada midagi asja. Harjut ei ole. Okei, aga kas nüüd teil on veel lisandunud sinna mingi mudaralli või? Mudajooksul käisime ka 2 aastat, aga nüüd me otsustasime, et me ikka enam ei pinguta, kuigi see on ka nii põnev. Mis see pingutus tähendab, mis see kõige pingutust nõudvam on peale selle füüsilise pingutuse? No ei, seal ongi ikkagi kaelast saati mingid hetked, kus sa pead august kuskilt välja runima. Eelmise ja üle-eelmise aastaga võrreldes olid rajad erinevad. Esimene aasta oli minu meelest raskem isegi. Aga ma ei tea, lihtsalt see on jah selline füüsiliselt hästi kurnav. Ja siis on veel ka mõtled, et miks te nagu ostate selle pileti ja tulete, kui lõigatakse sealt raja äärest või minnakse kuskilt, et noh, mitte see, et nüüd me viimased oleme, sellest pole midagi, ma olen ausalt kõik raja ära teinud. Aga miski asi oli, mis ei tekitanud enam seda tunnet, et raudselt võtame kohe järgmine aasta ka selle pileti juba ette ära. Kus see toimub üldse? Ma ei ole kuskilt mujalt sellest kuulnud peale teie. Padise oli, see on kuskil seal Põlvamaal. No nüüd eksid, aga Asmenno naeraks juba nüüd, kui loll ma olen. Ei tea kohti. Ei on Padise. Ära küsi. Okei, seda me siis ei küsi. Ühesõnaga mudajooks. Kuule, ma nägin, et sa tulid siia mingi konspektiga. Mis sul seal on? Ai, tegelikult ma võtsin igaks juhuks just nimelt selle väikese sukse spikri või jutud kaasa, kui tuleb nagu ma nüüd siis suunasin iseennast vaikselt sinna haigla toredate väljenduste juurde. Aga ma selle 100-aastase proua asja juba ütlesin ära, et seal olid lihtsalt niimoodi mõned suksed killud, nagu ma oma nendele praktikanti või üldse inimestele loengi, et selliseid toredaid asju, et mis seal haiglas on olnud. Või no ütleme, lihtsalt väikse vahepalaks, et oli üks kapten, laevakapten, kes toodi 2 korda aastas meile niimoodi puhkusele. Proua tahtis ka puhata, läks kuhugi ära. Ja esimene kord tema palat oli 15, number 15. Ja see kuidagi jäigi tal läbi aastate. Esimene päev ta siis jooksis mul seal ringi ahastalt, söögisaalist tuleb ööposti ja et proua, öelge palun, kus mu kajut on? Teie kajut on number 15. Suunasin siis ilusti siis palatisse. Edaspidi, kui ta tuli, seisis, juhtus ikkagi minu aeg kuidagi ka mitu korda tulema, seisab ilusti, mul siuke dressipluusi seljas, kapuuts ka peas, väike kohver käes, ööposti. Tere, kas mu kajut on endine? Mõtlesin, jah, härra kapten, teie kajut on number 15 endine. Et see siuksed väiksed toredad asjad olid alati, et see oli üks professor, meditsiiniprofessor, kirurg, tunnustatud praeguse kirurgi isa. Ja siis ma ükskord võtsin talle hommikul veini verd ja siis ta nii ilusti küsib, et palun öelge, kus te olete omandanud oma professiooni veini punkteerimisel? Teil on väga osavad käed. Siis ma söötsin teda hiljem, kui ta oli juba nõrgem ja siis parasti tuli telekast film Mehed ei nuta. Ja siis ta ütleb nii ilusti, et kuule, laps ütle, mis selle arsti nimi on ja mul ei tule meelde. See on film ju. Ma saan ise aru, et see film on, ega ma lollakas ei ole, aga mis ta nimi on? See on Vello Viisimaa. Et kuidagi sellised toredad asjad, aga et mul tuleb see inimene ise silmi, et siis on hoopis teine mekka seal juures, aga neid ütlemisi veel, üks hästi kuri mutakene oli, et ma lähen hommikule. Tere hommikust, Vilma, et hakkame sööma. No hakkasin, mis see mulle sellest kuulutab? Kõik on siukse. Tegelikult ka. Hakkame, meil on ju see, et teeme nüüd silmad lahti, hakkame nüüd sööma. Hakka, mis see mulle sellest kuulutab. Et siukseid toredad seiku, ma lihtsalt mõtlesin, et võib-olla jääb meil aega, et ma loen, aga meil on vist juba väga pikale läinud. No näiteks siin mõni episood on olnud niimoodi, et ma siin üritan siis, et okei, tõmbame siis kokku ja pärast ma saan tagasiside, et see oleks võinud palju pikem olla. Nii et ma ei hakka kokku tõmbama, kui ei ole vaja kokku tõmmata. Jah, aga ega vist on kõik räägitud ka. Ju. Ma ei tea, kes on?
Mina arvan küll. Praegu ma intervjueerin lisaks podcastile ka siis oma magistrivalimit. Ja kui ma juba olen sellise kihvti punkti kokku saanud, siis ma lõpus ikkagi ka küsin, et mida sa soovitad alustavale professionaalile. Ja sinult, Marju, ma küsin samamoodi, et mida sina soovitaksid nooremale iseendale? Nooremale iseendale. Natuke julgem olla. Kuidagi ära kahtle oma mingites mõtetes või valikutes või et mine kohe julgelt peale, uuri, küsi ja ole hästi otsekohene. Ära karda kriitikat nii väga. Et siuksed ei ole ikka alati siukene heatahtlik ja südamlik inimene, nagu sa praegugi oled, ütleksin oma nooremale. Väga hea, aitäh sulle, ma arvan, et selline soovitus kulub igale häälemarjaks. Sest kurjust ja õelust ja siukest kadedust ja vingumist on liiga palju, vingumist ma ei armasta ka. Jah, ise vingun ka, aga vaikselt. Jah, kui vingud, ära näita välja. Sest et mida me muuta ei saa, seda me niikuinii muuta ei saa. Aga mida me saame muuta, siis proovime muuta. Aga muidu on kõik hästi. Mul on hea meel, et sa tulid. Ja ma tean ju, sinu elu olen ma kõrvalt küll põgusalt näinud ja teadsin, et see on väga huvitav olnud ja sul on neid erakordseid lugusid, mida kõik peaksid kuulma ja mida peaks jagama. Nojah, eks neid on kindlasti. Ja veel ja veel, kõigil. Võib-olla sa siis tuledki tagasi ühel päeval jälle. Jah. Aga oota, mitte veel. Sina, kui me rääkisime võistlustest ja nendest põnevatest ettevõtmistest, sa oled ka käinud meil terve Häädemeeste liigutab sündmusel alati. Vaatasin täna hommikul, 3 vaba kohta on osalejatele veel. Kas sa tuled? Jään vastuse võlgu, ma meeskonnaga rääkisin, aga ma ei teagi veel. Sul on vaba päev ju? Nii, siis sa tuled, sellepärast, et meie just kinkisime sulle selle osaluskoha, nii et nüüd on ainult 2 kohta vaba. Ahah, no vaat siis nüüd siis ma tulen. Jah, ma panin kalendrisse vabaks küll, jah, graafiku sooviks ka. Super. Nii siis, aga sinuga näeme kohe varsti ja teistega järgmises epikas. Olgu siis kõik head, ärge virisega, olge rõõmsad ja tervist.